Tere päevast siis ka minu poolt, et olen Mart Mihelis. Nagu siin slaidi pealt näete, siis kaitsesin oma magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis teedeehituse erialal siis ja igapäevaselt töötan ma siis Maanteeametis. Olen siin projekteerimise talituse juhataja. Et nii palju siis sissejuhatuseks endaks. Et minu esitluskava on siis väike sissejuhatus, siis ma räägin põgusalt liiklusohutuse auditeerimise alustest, siis mis oli minu uurimismeetod, siis millised auditid ma analüüsisin ja siis ma räägin ka tulemustest ja järeldustest ning milliseid ettepanekuid mina siis tegin, mida võiks muuta. Et lõputöö peamistest ajenditest, et see on tegelikult on seotud sellega, et me oleme siin Maanteeameti tellimusel oleme neid auditeid teinud juba ütleme circa 10 aastat, aga meil tegelikult puudub veel siuke hea tervikpilt või ei ole väga tehtud siuke analüüsi, kus me nagu võrdleme auditeid omavahel. Et me oleme küll teinud objektipõhiseid vaatlusi, aga ei ole olnud või vaadatud, et kas neid auditeid omavahel analüüsides või vaadates saaks mingid järeldused teha, kas on näha mingeid tendentse, mingeid käekirju ja nii edasi, et sellest sai see nii- öelda lõputöö ajendi, et siis vaadata seda nii-enda pildina. Ütlen kohe ette ära, et algul sai see teema ikka väga suureks aetud, mõtlen just nende küsimuste osas või nii, mis eesmärkide osas, aga siis konsulteerides oma juhendaga, kes minul oli siis Tiit Metsvahi, et siis me natuke tegime ta konkreetsemaks, kuna muidu see lihtsalt ütleme nii, et neid asju, mida audititega uurida või analüüsida on tohutult palju lihtsalt, aga siis ma tegin enda poolt avamise selle nii-öelda. Ja siis põhieesmärgid sai sõnastatud see, et konkreetsete näidete alusel anda hinnang auditeerimist Eestis, analüüsida käsitletavaid probleeme ja tellija otsuseid, analüüsida liiklusõnnetusi ennem ja pärast ehitust, et millist mõju on siis ehitused meil nii-öelda avaldanud liiklusõnnetustele ja siis teha ettepanekuid siis nende auditite läbiviimisel. Et kui me räägime nüüd siis, mille alusel Eestis tehakse, siis kõige aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv ja Eesti siis seadusandlused on siis ehitusseadustikus on siin toodud siis liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditite tegemisele. Et kui me räägime konkreetselt liiklusohutuse audititest, siis seal on olemas 4 etappi, et soovitan siin kuulajatel, vaatajatel meelde jätta, et siis etapp 1 on eelprojektile, etapp 2 on põhiprojektile ja 3 ja 4 on siis juba ehitusele nii enne avamist kui ka pärast avamist tehakse auditietapid, et soovitan lihtsalt veel korra meelde jätta, et hiljem on tabelid, et siis on seal võib-olla siis on raskem aru saada. Siis kuidas siis auditeerimist siis tehakse, on siis tegelikult neid graafikuid ja võimalusi on siin aja jooksul olnud erinevaid ja kõiki lõputöös ma ka käsitlesin, aga siit välja tõin siis nii-enda võib-olla kõik tüüpilisema, mida täna siis kasutatakse, kus on siuke matriks, ohuhindamise matriks nii-enda ja siis audit oma olemuselt sisaldab kõigepealt nii-öelda audiitor kirjeldab probleeme, siis ta hindab selle nii-öelda probleemi riski, siis ta selgitab selle riski olemust, siis lisab selle skeemi või foto või mingi pildi, et milles see probleem siis on või nii-öelda selgitav osa. Siit maatriksi pealt siis on ühel pool tõenäosus, teisel pool on tagajärg ja siis saab selle nii-öelda ohuhinnangu koodide alusel saab siis ohuhinnangu teada nagu. Ja siis lõpus teeb audiitor siis enda poolt see ettepaneku probleemi võimaliku lahenduse osas. Uurimismeetodiks mina siis valisin lõputöös objektipõhise analüüsi, et eesmärk oli võtta siis võimalikult sarnased objektid, et oleks võrreldavad, et ei oleks nii, et üks on põhimaantee, teine on Tallinna ümber põhimaantee, teine siis nii-öelda väga kaugel kõrvalmaantee, et ikkagi oleks sarnased ja võtsime siis ühe regiooni Maanteeametis ja siis nende põhimaantee objektid, et siin on näha et võtsime siis lõunaregiooni 9 objekti, kõik on põhimaanteede pealt ja siis analüüsisime nii liiklusõnnetusi, kõik, mis on toimunud siis, kui ka siis neid erinevat liiki auditeid ja neid seal otsuseid ja nii edasi.
Siin on siis toodud, mis firmade või ettevõtete siis auditit see hõlmas. Väike ülevaade lihtsalt, et ei olnud siin üks või kaks, et alati võiks valim suurem olla, aga praegu oli siis niimoodi. Ja nüüd tulemustest siis nii palju, et me püstitasime siis lõputöös erinevad eesmärgid, nagu ma ütlesin, ja siis või hüpoteesid nii-öelda, siis me üritasime siis võib öelda mõneti nagu müüte või ohte, ja siis me üritasime siis näha, kas seal on risk või ei ole risk, et siis esimene tulemus oli see, et me vaatasime siis, et kui palju audiitori ettepanekuid üldse nagu arvestatakse. Ja nagu siin graafikus on näha, siis et siin on toodud siis vasakul pool projektid ja siis on märkuste arvud ja siis etapid ja kui palju siis kokku arvestati. Et on näha, et keskmine arvestamise protsent on 68, et ei saa öelda, et auditit tehakse ja Maanteeamet, ütleme siis telli esindajana, siis ei arvesta, et tegelikult päris palju arvestab kõige mitte, et muidugi võib omaette arutada, analüüsida või kas see 68 on okei või piisav või ei ole nagu. Aga nii seal selles valimiste välja tuli, et mis võib-olla on üllatav, et kõige suurem arvestamise protsent oli siis etapp 3, vabandust, just ei olnud üllatav, vabandust, et etapp 3 on siis teadupärast see, et kui ehitakse juba asi valmis ja siis tulevad sellised esmased nagu nägemused, mis võib-olla siis projektis, kas siis projektis on puudused, aga ma ütlen kohe ära juba nii-öelda, et valdavalt need tegelikult ei ole isegi seotud nii palju projekti küsimustega, vaid just see, et on mingi ehitusaegne, mingi peenrad korrastamata või mingi sellised küsimused, mis kruus tee peab või a la stiilis, et on ka päris palju neid probleeme, mis on seotud ehitusega tingitud. Siis, aga nagu näha, siis siin mõni objekti peal on hästi see väike, siin 33%, aga üldpildis siin on ka peaaegu 100%, kus kõiki arvestati. Siis järgmine on siis see, et mida me siis vaatasime, et kas hüpotees oli see, et kui audiitori ohuhinnang on hästi kõrge, et siis tema märkusi ei arvestata. Suke hüpotees oli, et minu selle analüüsi põhjal, vähemalt selle valimi põhjal tuli välja, et seda seost ei ole. Ma arvan, et see on hea, et ei ole nii, et kui ettevõte teeb hästi karmi hinnangut, siis Maanteeamet ei arvesta nendega või vastupidi arvestab ja kui keegi teeb hästi kehvad hinnangud, kehvad teeb madalat hinnangut, et siis justkui ei arvesta, et sellist seost ei ole. Ma arvan, et see on pigem positiivne, et see näitab, et Maanteeamet võtab kõiki märkusi võrdselt. Raskemate kindlasti, miks need ei arvestada, on omad põhjused, et see on võib-olla omaette uurimine, et mis juhtudel või miks ei arvestata. Aga siin on siis on ka teatud ettevõtted, kelle puhul siis ohuhinnang oli väga kõrge, aga tegelikult kui sa tabelt vaadata, siis erinevate ettevõtete keskmine ohuhinnang on seal 3 ligi ja ma arvan, et see on päris adekvaatne see riskihinnang, et suhteliselt võrdne. See näitab see, et erinevad ettevõtted tegelikult mõistavad seda auditi nii-öelda ohte ja asju ikkagi suhteliselt sarnaselt, et see subjektiivsus on seal olemas, aga üldpildis meie audiitorite koolitused ja töö tegemised ja kõik need teadmised, et suhteliselt sarnased on ikkagi ohuhinnangud. Siis edasi vaatasime, et oli siin küsimus see, et kui mingis etapis, näiteks etapp 2, mis on siis põhiprojekti etapp, kui seal tehakse hästi palju märkusi, et kas siis see justkui lahendab kõik probleemid ära, et etapis 3 ja 4 siis justkui märkus enam ei tule. Minu tulemusena tuli siis välja, et tegelikult nii ei saa öelda, et etapis 2 on hästi palju märkusi, et siis enam märkus ei tule. Et pigem tuli just teistpidine seos välja, et kui etapis 2 on palju märkusi, siis see kandub edasi, et etapis 3 on palju märkusi ja etapis 4 on palju märkusi. Et kui on vähe märkusi, siis on lõpuni välja vähe, et pigem on see seos just niipidi. Ja kui me räägime märkuste arvust, siis oli siin üllatav, et mõnel juhul siis etapi 4 puhul oli isegi märkuste arv suurem kui 3 puhul. Siin on näha siis siin tabelis need võrdlusi E2 ja E3-ga seal,
etapp 4 parem pool, 2 viimast tulpa. Et miks ta nagu üllatav oli see, et kui ma neid lõppudes ma olen ka käsitlenud, et väga paljud etapp 4 tegelikult need märkused on oma olemuselt tegelikult etapp 3 märkused. Ehk siis tehti olukorras, kus oli etapp 3, ehk siis ennem avamist olid kõik puudused kõrvaldatud, siis määrus on toodud, mida peaks siis etapp 4 nii-öelda analüüsima, siis valdavalt ikkagi analüüsitakse neid etapp 3 puutuvaid küsimusi ja tehes seda teist korda leitakse isegi rohkem märkusi kui esimese korral on natuke võib-olla siis üllatav, et minu jaoks on see üllatav, et pigem peaks olema selge vähenemine, aga teatud juhtul on siin näha, et on hoopis kasv. Loomulikult see sõltubki audiitorist ja nii edasi, nagu et nüüd edasi minnes, siis kui ma räägin analüüsi tulemustest ja järeldustest, siis üks eesmärk oligi siis kaardistada ära, et kas on siis teatud märkused, mida audiitorid valdavalt teevad, et võtta justkui nii-öelda siis maanteed poolt mingi asi vaatluse alla, et hakata sellega tegelema, nagu, siis tegelikkuses ma pigem arvan, et jälle hea, nagu, et meil ei ole sellist ühte karjuvat probleemi, et tegelikult nagu siin näha, need protsendid jooksevad vaikselt väga ilusti alla, et ei ole see, et on üks probleem, mis on valdav ja et jah, kõige sagelasemad märkused on seotud markeeringutega ja siin on siis näha nähtavuse tagamise probleemid, liiklusmärkidega seotud probleemid, viitamisega ja peenardega ja ülekäigukoha või selle puudumisega seotud küsimused, probleemid, valgustuskiirus ja protsendid lähevad alla, nagu, et hüpotees oli jah, et kas on üks põhiline, vastus on see, et ei ole, nagu, et vähemalt teadmine. Siis, kui me räägime, siis üks, mis mind ennast väga nagu paelus huvitas ja soovitan ka kellelgi kindlasti teha võib-olla eraldi lõputöö ja keskendugi sellele tulevikus, on siis analüüsida liiklusõnnetusi siis ennem objekti ja pärast objekti, et ennem objekti siis olemasolev olukord ja siis pärast, kus me oleme teinud projekti, auditeerimised, oleme kõik valmis ehitanud ja millised need õnnetused hiljem on. Et loomulikult see valim ei ole siin suur, nagu ma ütlen, et lõputööl ma pigem tahtsin teha nagu avada teatud teemasi ja näha, kas sellega on mõtet nagu edasi uurida, et siit selle valimi pealt muidugi põhja panevad järeldust teha ei saa, aga siit siiski tuleb välja, et mõnel juhul tegelikult kui vaatasime õnnetusi ennem ja pärast, siis keskmiselt on kasvanud hoopis 1,44 korda, nagu, et siin mõned on väga punases, nii-öelda mõned on vähem, aga etteruttavalt võin öelda, et need on tegelikult päris palju aga seotud sellega, et lõigud, kus me oleme kiirust tõstnud, siis kiirust tõstmine ikkagi hakkab ka liiklusõnnetuse kasvatama. Loomulikult on see eraldi analüüsida, mul algselt oli ka plaanis, aga lihtsalt lõputööl on teatud oma mahupiirang, kes oleks läinud väga-väga suureks, nagu on see, et analüüsida täpselt õnnetuse sisu, kaardistada, teha metoodika, millest õnnetus on põhjustanud, aga ma pigem võtsin just selle lähenemise, et sõltumata õnnetusest, et kui ta mingil põhjusel toimus ennem ja mingil põhjusel pärast, siis seal tekib mingi muster, sõltumata sellest, et kas see otseselt oli keskkond süüdi või mitte, või pigem on näha, et selles keskkonnas ikkagi õnnetuste arv hakkab kasvama nagu, või siis ei ole. Et loomulikult tuleks edasi minna sellega võib-olla siis, millest täpselt tingitud on. Aga sihuke huvitav sihuke analüüsi tulemus. Ettepanekutes siis mina siis oma lõputöös siis jõudsin sinna, et 2 järjestikku teostatavat auditit peaks tegema ikkagi erinev audiitor. Et kuigi mul lõputöös ma lõpuks tegin valimi, siis ma loomulikult tegelikult need auditid, mida ma analüüsisin ja õnnetusi ja lõike, mida ma vaatasin, oli tohutult rohkem. Lihtsalt ma lõpuks siis fokusseerisin oma seda lõputööd nii-öelda. Aga tegelikkuses on näha, et kui üks sama firma teeb 2 järjest etapi auditit, siis tema selle järgmise etapi auditite märkuste arv on, ta ei pane enam tähele, et ta teeb ühe korra ära, siis teist korda enam ise ennast nagu kontrollib tegelikult ikka ei saa hästi. Siis teine, et kui sa tegi teine ettevõte, siis oli tulemus hoopis teine. Nagu, et siis teine ettepanek on see, et neid tulekski siis teostada eraldi. Täna on määruses see 4. etapp on hästi lakooniline, seda tuleks rohkem sisustada, et mis on selle 4. etapi, ehk siis pärast liikluse avamist etapp, mis on selle ootused ja mida me sealt soovime saada. Nagu,
siis täna on kindlasti puudus see, et ei ole määratud minimaalne audit teostamise aeg ja vajadus. Et valdavalt ei käi kõigi kohta loomulikult, aga valdavalt ikkagi sõidetakse korra läbi, filmitakse läbi, võib-olla jalutatakse läbi ja siis tehakse see analüüsi tulemus, et tegelikkuses tuleks ikkagi mitmed kordi käia vaatamas, tuleks vaadata, kas see on juhuslik probleem või ta on siuke korduv, mitu tipptundi hommikul või lõunal käia vaatamas. See sõltub projektist ja sõltub kohast loomulikult, et seda kõike ei jõua siin käsitleda. Siis üks minu selge arusaam on see, et eriti olukorras, kus me loome uue keskkonna, me piirame kiirust, siis tuleks mõõta ka V85, et kas see eesmärk, mida me soovisime saada, et kas see sai ikka täidetud, et kui me lõime kiiruse 70 näiteks keskkonna, et kas see tulemus ka lõpuks selline sai, et see võib-olla see eesmärk ei ole mitte nii, et kohe selle projektile siin näidata näpuga, vaid teha järeldusi, kui hästi toimib, kui tõhusad on, et pigem lihtsalt õppida sellest, et mida on mõtet teha, mida ei ole mõtet teha, mis on hästi toiminud, et see on ka kindlasti üks hea indikaator on see 50-70 alas, aga miks mitte ka teatud juhtul 90 alas. Siis kindlasti ma näen puudusi on see liikluskeskkonna tajumine, et meil täna, nagu ma ütlesin, valdavalt sõidetakse autoga läbi, filmitakse, teatud juhtul ka kõnnitakse, aga on täiesti tähelepanemata jalgratturid, et eriti asulates, ka mujal, aga eriti asulates, et audiitor peaks ka sõitma tegelikult jalgrattaga läbi, nägema seda jalgratta vaatevinklist. Siin tuleks pöörata tähelepanu kindlasti, või mõelda selle peale, kuidas on see vaegnägijatele, kuidas on ratastooliga, lapsevankri kasutamine. Täiesti, ma julgeks küll öelda, täiesti tähelepanu alt on ka veokijuhtidele, kelle teadupärast silmakõrgus on oluliselt kõrgem, kui on sõiduautojuhtidel. Teatud juhtul meil mingid märgid jäävad varjama, liiklusmärgid näiteks, et veokijuht lihtsalt ei näegi. Aga meil, kuna auditeerija sõidab sõiduautoga, siis ta ei oska selle peale mõelda. On neid, kes oskavad, aga tuleks selle peale mõelda. Ja siis viimane on see, et tuleks teha analüüs, siis see on siis rohkem Maanteeametile või siis kellegi tulevikus lõputõenäoliselt, et teha suurem analüüs selle nende õnnetuste osas siis ennem ja pärast ja teine on, mis on siin kaks mõtet on siin sees, et teine mõte on see, et teatud juhtudel see probleem on meil nagu teada, mida audiitor tõi, me nõustume, aga see teatud juhtul toob väga ebamõistlikke kulutusi kaasa. Siis on osad riigid on Euroopas kasutanud niisugust võimalust, et see koht võetakse vaatluse alla, seda analüüsitakse näiteks 5 aastat ja siis 5 aasta vaadatakse selle koha probleemi käitumist ja kui see probleemi, ja siis tehakse otsus, et kui probleemi pole, siis ta jääbki, kui on probleemid osalenud või esinenud, siis tuleb ikkagi sellega midagi ette võtta, et siis tehakse otsus, et see on üks võimalus, kuidas lahendada siis seda probleemi, kui oht on teada, eeldatav oht on teada, aga rahalised võimalused selgelt piiravad. Aga mina enda poolt tänan, et kui on küsimusi, siis olen nõus ka vastama küsimustele.